ka siis minu poolt, et minu nimi on Küllikoor ja enne üks asja ka Erika nimi läbi, et tema on kõik need ilusad pildid sinna kokku pannud. Et jah, et me oleme juba hästi pikalt siin Lai täna 34 majas, et juba kuu aega peaaegu tuleb ära. Et jah, täpselt arutanud ei ole, aga et mis me siis teeme, et üks meie tegevussuund on siis kirjastada, nii-öelda raamatuid välja anda. Et nagu ja peamiselt on tegemist siis lasteraamatutega. Et kõige esimene raamat, mille me välja andsime, oligi Tallinna, ütleme, tasutuste vaatamisväärtuste kohta. Ja see on nagu saatused, et kõigepealt kirjutasime vanalinnast ja siis jõudsime ka ise lõpuks vanalinna. Et see raamat on tehtud meil praegu 3 keeles ja kohe ilmub veel 2 keelt. Arvestades seda, et suvel peaks vanalinna turiste tulema ja nad ju kõik tahavad midagi endale mälestuseks kaasa osta. Et mis teeb meie nagu raamatu teistsuguseks võrreldes nagu varasemalt välja antud igast Tallinnat tutvustavate raamatutega on see, et ta on lastele just suunatud ja seal on otsimisvõimalus. Et igalt pildilt saab seda linnukest otsida, saab neid detaile otsida, saab nagu selle raamatuga tutvuda ka teistmoodi, mitte ainult läbi teksti, vaid aktiivselt osaleda ja see lastele väga meeldib. Sama põhimõtet oleme järginud ka täheraamatus ja tähevihnikus, mis on nii-öelda määratud, on eelkooliealistele lastele just suunatud, et seal on täpselt samuti nagu ka selles arvuvihikus ja arvuraamatus, mis kohe on ilmumas, et seal on igal pildil on otsimise võimalus, saab otsida kõiki neid tähti, et iga illustratsiooni peal on 3 tähte erineva suurusega peidetud ja samamoodi on numbritega, et igal illustratsioonil on peidetud ära 3 erinevat numbrit ja lapsed väga põnevusega otsivad, et see nagu toob neile selle raamatu niimoodi lähemale. No teine tegevussuund on, et me siis õpetame inimesi. Et alustasimegi hästi paljude erinevate lühikursustega, et igasugune, et meil oligi nagu mõte, et hästi selline 2-3 tunniga inimene õpib ära hästi sellise konkreetse asja. Et näiteks töötubades saab õppida erinevaid etteid valmistama, dekupaaži, et ütleme see ilmetu lillepott, mis kodus on, pärast seda saab täiesti uue elu. Või tegema ise kaarte, käevõrusid. Samuti on toimunud erinevaid ärikoolitusi, ütleme, töölepingutest, värbamisest, et need on nüüd natukene pikemad olnud, et need ei ole päris need 2-tunnised olnud, et nad on pikemad olnud ja muutuvisse jagatud. Et keeleõppe alustasime eelmine aasta ja tänavu tahaksime nagu suuremas mahus sellega jätkata sügisest. Et erinevaid, ütleme, et praegu toimuvad vene keele kursused, planeeritud on, ütleme, et erinevad prantsuse, inglise keelekursused. Nii, siis on erinevad ökotoodete töötoad, et saab õppida ise endale seepi tegema, ise šokolaadi keetma, küündaid valmistama, et need on hästi sellised populaarsed töötavad, eriti enne jõule niimoodi, et siis hästi paljud asutused tahavad tellida. Ja siis kunstistuudio lastele, et saab endas avastada erinevaid oskuseid, et miks siis tulla meie juurde, et selline suur punane küsimärk on siia miski pärast pandud, et selline
et nagu enne sai öeldud, et neid põhjuseid siis on päris mitmed, et see mehike muudkui mõtleb ja mõtleb seal pildi peal. Et võid saada siis näiteks rikkaks või tuntuks, anda välja oma raamatut välja. Et mis see käsikiri seal ikka sahtlipõies kopitab, võib avalikuks teha. Et siis võib firmaüritusele planeerida, et väga paljud näiteks Swedbank ja mitmed suured Eesti asutused on kasutanud just seda, et on mingi osakond tulebki kokku mingi jõulude eel või mingi tähtpäeva eel ja siis nad teevadki oma kätega midagi hoopis teistsugust võrreldes sellega, mis tavaliselt kontoris. Et no siis võib meie juurde tulla, kui on hea idee, mida teistele õpetada ja rääkida. Et võib pakkuda välja oma huvitava kursuse teema ja kuulutame välja ja äkki on teisi huvilisi ka peale koolitaja, kes tahavad seda lõpuks kuulama tulla. Ja muidugi siis, kui tahaks ise midagi oma kätega õppida tegema või siis mingisuguseid uusi teadmisi saada, et kui on huvitav kursus, siis võib alati meie juurde tulla. No siis saab muidugi meie käest kõiki meie raamatuid osta. Need on meil siin laua peal väljas ka niimoodi. Öeldi, et võtke kaasa ja usinasti kohe ei saanud jätta juhust kasutamata. Et täna suur tänu kuulamast siis.